Vee- ja spordikeskus Triton saab lisaks 50 meetri pikkusele ujulale ka vee- ja saunakeskuse, universaalse pallimängude platsi, majutusasutuse ning aeroobika ja jõusaalid. Justkui tuletab meelde, et tegemist ei ole vaakumis eksisteeriva keskusega, vaid on sellise ühtse tervikliku Tondiraba asumi arendusega, mis on Lasnamäe jaoks täitsa võrreldav sellise kõige suurema tõmbekeskusega ja see, et pargis elavad meil ka tritonid ja muud vesilikud ja nende järgi on nimetatud koos selle piirkonna üks tõmbenumbritest, ma arvan, et sellel on väga tugev seos. Eks see projekt on väga mastaapne ja võib-olla mis meie jaoks kõige keerulisem on see, et me oleme sattunud täpselt sellisesse aega oma arendusega. On see epideemia teema, mis kindlasti raskendab siis nüüd meie üürnike julgust teha otsust tulla siia, pankade finantseerimine ja muidugi, mis toimub täna ehitusturul, ehk ehitusmaterjalide hind ja tarned on täna täiesti meie hinnangul käest ära kaootilised. Täna kuulutati välja nimekonkursi võitjad, selgus, et võitja nime oli välja pakkunud 2 inimest. Mina mõtlesin just nende Kreeka antiikmütoloogia jumalate peale. Triton tekkis sellepärast, et ma tean, et see on vana Kreeka siis jumal ja lisaks ma olen siin näinud tritoneid ja siis ma mõtlesingi, et miks mitte. Tritoni ehitus algab 2022. aasta septembris.